Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad! Monte Carlo ralli on lõppenud. Sébastien Ogier kindla võiduga, võib vast nii öelda, 8. võit ja sellega purustas siis Sébastien Loebi rekordi. Loeb jäi 7 peale. Ogier on nüüd 8 rallivõitu. Meil on otseühendus Monte Carloga. Monte Carlo raudteejaamas ootab rongi Jaan Martinson. Tere sulle! Tere! Räägi nüüd, mis seal meediaalas kuulda oli? Kellega vestlesid, mida põnevat teada said? No, põnevaid sain palju teada, kuivõrd palju ma nüüd siin kõik välja räägin, et seda on võib-olla ajalehtedest ja meie Delfi portaalist võimalik varsti lugeda, aga noh, esimene asi oli väga huvitav intervjuu oli Hyundai bossiga Andrea Adamoga, kes Tänakut absoluutselt ei süüdistanud, vaid ütles, et tegelikult probleem oli selles, et auto oli sedavõrd kehv ja ta ütles, et peenutsema ta ei hakka, nädalavahetus oli sitt, ainukene hea asi oli Thierry Neville'i 3. koht ja ütles, et me peame ikka kõvasti nüüd tööd tegema, et järgmisel rallil paremad olla ja ütles, et ikkagi Tänak sõitis ennast ribadeks, et mingitki tulemust selle autoga saada. Et ütleme niimoodi, et ikkagi kõva tuha pähe raputamine käis. Nägi ta endal ka mingit süüd seal või see analüüs alles tuleb? Ei no põhimõtteliselt tema, nagu ta ütles, tema ongi süüdi, sellepärast, et tema asi on auto võiduvõimeliseks teha. Et siin kedagi teist ei süüdistanud. Mis seal Toyota tiimist kuulda oli? Seal vist kõik on juba šampusest uimas, jah? No, üldiselt on uimas ja mis oli huvitav, eks, et Jari-Mati Lattalaga saan ka rääkida ja ikkagi tal jäi natukene hinge kripeldama, et ta ei saanud kolmikvõitu ja vennal oli peast täpselt ütles ära, mis aastal Citroen sai kolmikvõidu ja mis aastal BMW kolmikvõidu. Ja nemad said ainult 4 autot 6 sekka, aga kolmikvõitu ei tulnud. Ja ütles, et nüüd pakka järgi, et võiks öelda, et see natuke kripeldab. Totaalne altminek ikka, eks? Ja, no, mitte totaalne, aga tegelikult ta tärad. Et oli õnnelik ja mul tuleb intervjuu Latvalaga, kus ta selgitab, et ta leidis, sai aru, miks on Sébastien Ogier maailma parim rallisõitja. Siiamaani pidas ta parimaks Loebi, aga nüüd hakkas kahtlema ja ta ütles, ta nägi Ogier'd kõrval ja seal on 2 asja, mis teeb temast maailma parima. Aga seda ma siin praegu rääkima ei hakka, seda lugege artiklist. Lugege homme Päevalehte. Ma tean, et sa proovisid ka Ogier'ga väikest videointervjuud teha, aga see ebaõnnestus täielikult. Räägi miks? Sellepärast, et seal oli niisugune mass, kõik need kohalikud ajakirjanikud tulevad ainult siia Monacost, ega nad seal kapis ei ole. Ja see meediaala oli niivõrd väike, et ühesõnaga kogu selle massi tagant mul ei õnnestunud Ogier'd isegi näha. Ja siis see mass nagu liikus kogu aeg ja nad oskavad teha, nagu nad Adamoga tegid itaalia keeles ja siis hispaania keeles 15-minutilised intervjuud, hea, et ma üldse Adamoole ligi pääsesin lõpuks. Ja Otti Monte Carlos ei olnud, eks, et ta läks juba eile lennuki peale? Jah, Otti ei olnud, läks lennuki peale ja noh, eks ta nüüd valmistub ja selleks, et olla järgmisel rallil kõva ja Adamo ütles, et ma ei garanteeri midagi, ma ei ennusta midagi, minu töö on teha kõik selleks, et autod oleksid konkurentsivõimelised Arktik rallil. No lõpetuseks, mis sa ütled Oti nädalavahetuse kohta ikkagi teist aastat järjest jäi kahjuks Montes nulli peale, peab hakkama jälle tagant tulema ja see on ju päris suur surve talle. No, Ogier'ilt olekski mul üks küsimus olnud, et sina oled 30 punkti maailmameistri tiitlile lähemal kui Ott. Et ta paraku niimoodi on, aga kui tegelikult vaadata, et Ott on kogu aeg tagant tulnud, aga noh, võib-olla mitte nii tagant. Eelmine aasta näed, jäi rallisid väheks, kuigi vaadake, kõik see järgmine hooaeg, siis oli juba Ott ju kiirem mees väljakul.
et tegelikult lootust on, aga kõige tähtsam on see, et saaks selle Hyundai kiireks. Hyundai on vaja kiireks saada. Ega midagi välja ei tulnud, et milles siis kõige suurem probleem... Ta ütles otse, et ta teab, milles on probleem, aga ta ei ütle seda meile. Ja. Kas ta seda ei öelnud, kus ta 11. kiiruskatse Tänaku onboardi kaotas, selle pardakaamera salvestuse, et kuidas tal see teine refleks? Seda ma isegi ei tulnud selle peale, et küsida, et järgmine kord anna mulle niisugust häid ideid enne intervjuud. Jah. Kuule, aga selge, astu siis rongi peale ja loeme homme sinu säravaid kirjatükke ja ehk siis saame näha. Ja Latvalaga tuleb intervjuu nädala sees, et homses on siis Adamoga ralli kokkuvõtte ja siis mõned märksõnad ka veel sinna juurde. Aga selge, hakka nüüd kribama, sest toimetajad ootavad su lugusid juba. Hakkan seda tegema. Head nägemist. Head nägemist sulle ka. No nii, alustame vast ikkagi championist. 8 korda Monte Carlo rallil viimati 2019, 18. Lööbi viimane võit jääb sinna 13 aastas. Kodurada on ikka kodurada, midagi pole öelda. No kindlasti, et nii nagu me ka seda nädalavahetust alustasime, et kui Ogier seda ei võida, siis on midagi valesti ja on vist vanaks jäänud, aga tegelikult eks me kõik arvasime, et see nii võib minna ja nii ta läkski, et selles mõttes kõik, mida me eeldasime ja ma arvan, mida kõik rallifännid eeldasid, et seda ta tegi ja tegigi seda, mida ta tegema pidi, et kui ta seda nii palju seal teinud on, siis küll ta oskas ka seda see nädalavahetus teha ja oskas ka seda järgmine aasta teha. No me spekuleerisime eile, et kas siin hakatakse kohti külmutama või mitte. Hommik oli veel vahe 13 sekundit, päeva lõpuks on 32,6. No Ogier ei hakanud siin midagi külmutama, tema pani oma tavalise tempoga edasi. Võitis siis lõpuks päeva 4 katsest 3. Evans mingi hetk tundub, et loobus sellest esikoha heitlusest või loobus juba esimest katsest peale. No nagu me eile rääkisime tegelikult, et nagu ma ütlesin, et mina, kui ma peaksin olema siis nüüd Atvala positsioonil, et tõenäoliselt ma ütleks, et pole pointi suruda, sest te võite suruda, aga me lõpptulemust suures pildis teame, mis ikka tuleb, et Evansile Ogierile vastu saada, väga, väga ei usu. Ma ei tea, mis seal koha peal, kas seal räägiti sellest või ei räägitud, ei oska öelda, aga ilmselgelt on isegi kui meestel sõita lasti, et keegi ei pidanud midagi hoidma või kedagi, ütleme, et siis Evansi poolt, et surumine oli keelatud, siis tähendab, kui see ei olnud keelatud, et siis Ogier ilmselgelt tegi seda, mis ta tegema pidi ja vahet jälle lõpuks, kuidas see oli, et see tulemus oleks tõenäoliselt sama olnud nii ühte kui teistpidi. No Latvala seal enne punktikatset Monacos antud intervjuus ütles, et mehed on ise piisavalt targad ja teavad, mida teha, et see vahe jääb selline. No just, ja ongi see, et ükskõik kus muul rallil võiks võidu peale võib-olla sõita Ogieriga, aga Monte on tõenäoliselt viimane koht, kus on mõtet minna pühapäeval 10 sekundit püüdma, 10 pluss sekundit ja veel proovida võitu, et tõenäoliselt on viimane koht, kus minna riskima ja esimene ralli Evansi puhul, Evansil tiitel kindlasti silme ees, nii et nagu ma ütlesin, et vahet ei ole, kuidas seal tiimis see paika pandi, kas pandi või ei pandud, siis tulemus oleks olnud igatepidi sama. Räägime Thierry Neuvillist ja Martin Wiedhagest, kes ralli eel ikkagi sisuliselt kirjutati maha, et nendest ei tule sellel hooajal ikka mitte midagi ja see on ikka täiesti vale otsus, see kaardilugeja valik. Ega ma ise ka päris armu ei andnud, aga lõpuks on mehed 3. kohal ja Hyundai parim mees. No väga aus tulemus ja eks selles mõttes oli aru saada, et veits võtab kohanemine aega, et esimesed katsed või neljapäev oli pigem tagasihoidlik kindlasti ja reede hommik ka võib-olla, aga ma ikka võtaks mütsi maha Neville'i ees, et ma arvan, et ta tegi kõige kiiremat sõitu kõige raskemates oludes tegelikult. Nii et midagi halba pole öelda ja tundub, et nad koostöö said ilusti sujuma ja selle koostöö nii-öelda usaldusväärseks.
muide, said sa aru, ta kogu aeg rääkis sellest raadiosidest, et ta kuuleb teda kuidagi halvasti, et selle kallal peame veel testidega tööd tegema. Millest see väljendub? Kas siis see uus kaardilugeja räägib vaiksemalt või kas see asja peab nii palju sättima seal? No, ega jah, seal rohkem variante ei ole. Et sideboksi sättimine tundub lihtne olevat, et vajutasid kõvemaks ja teistpidi, kui mees räägib vaikselt, siis ütle, et räägi kõvemini ja võiks ka nagu lihtne olla, et ma ei oska öelda, kuidas seda saab nagu testides arendada, et tundub selline, et lihtsalt tee suu lahti ja ütle ja asi on parandatud. No 2 korda jäi selma, et kõrva, et sellist asja peab hakkama parandama ja küsiti veel ju, ma mäletan, kas eile või üleeile, et mis sa nüüd siis teed, kas jätad selle kaardilugeja endale või jäta selline provokatiivne küsimus. Ega ta otseselt ei öelnud, et jah, jätan või jah, ei jäta, aga tegelikult no mis varianti on? Sa ei võta ju Rovaniemi ralliks kohe teist kaardilugejat. Ega ja kui tal seal Chilzuliga mingit diile nagu kokkuleppel ei saa või tõenäoliselt tänaseks on see olukord selline, et mõlemad on solvunud. Et ma arvan, et täna on mõlemad veidi solvunud pigem kogu selle olukorra peale. Et loogilisem oleks siis uue kaardilugeja jätkata, kui ta hakkama sai ka ja Monte on kindlasti nagu suht raske ralli, kus kaardilugeja hakkama saada. Pigem panustaks selle peale, et nüüd läheb nii edasi, et mingil põhjusel ju Chilzuliga nad siin ei sõitnud, järelikult kokkuleppel ei saanud ja ma ei tea, miks siis peaks järgmiseks ralliks saama. Kalle Rovampera tabas teda siis täna esimesel katsel ebaõnn ja kaotas seal üle 50 sekundi, peaaegu minut esimestele ja langes siis 4. Mis arvad, on poiss väga pettunud? Ikkagi poodium oli silmees? Ma arvan küll, et on pettunud. Et ta viimase katse finišist tundus pigem nagu pettunud olevat. Et kui ma eile arvasin, et Rovampere on see, kes läheb veel Power Stage'i punkte, tähendab 5 punkti võtma, siis täna Power Stage'i vaadates ma selles mõttes sain kinnitust, et ta läheb seda võtma, aga 4 punkti sai, aga ega ta rahul ei olnud seal katse lõpus ja ei olnud Power Stage'iga endaga ka rahul väga, et ma arvan, et eks ikka esimene poodiumilt välja peab alati pettunud veidi elama. Aga võtame ikkagi mütsi maha Kalle ees, isegi see punktikatse, mida ta ütleb, et ta ei jäänud täielikult rahule sellega 3,3 sekundit kaotada seal Ogier'le ei ole üldse paha tulemus. Ei, loomulikult ei ole, et tal oli selles mõttes ega tal oli suht keeruline ralli ka tegelikult, et kohe esimesel päeval väljasõit, kus ta kaotas 40 sekundit umbes ja sai veel 10 sekundit trahvi ja siis refi purunemine, et seda aega kulus tal nagu igale poole suht kõvasti ära, et jälle oleksid, on ju, et kui seda ei oleks, siis vana oleks reaalselt, ma arvan, seal võidu peale võinud sõita vabalt, et pigem nagu päris uskumatu, mis hooga ta sõitis ja mis hooga ta Montet sõitis, et me võime arvata, mis iganes, et ta Soomet, Eestit või Rootsit paneb hästi. Aga et ta Montet nii hästi pani, pigem oli ikkagi üllatav minu jaoks. No olgu siis teised punktikatse kohad ka ette loetud. Ogier 5 punkti, Rovampera 4 punkti, Evans 3 punkti, Neuville 2, Sordo 1, Sordole siis nii punktikatselt kui ka ralli kokkuvõttes 5. koht. Ärme vast sinna väga palju kinni jää, aga räägime Ott Tänakust ka. Ott Tänak eile teatavasti pidi katkestama, sest 2 rehvi purunes, 1 varu oli kaasas, 3 rehviga tuli ülesõidult hooldusalasse ja värske uudis on siis see, et Ott sai FIA-lt tingimisi karistuse. Kuidas see täpne sõnastus seal nüüd oli, et jah, see on nii-öelda tingimisi karistus hästi ütlesid selle kohta, et kui ühe korra veel sellist asja juhtub hooaja jooksul, siis järgmisele rallile startida ta ei või enam. Eks sisuliselt, kui Rovaniemis peaks veel juhtuma, siis Horvaatias startida ei või. Just. Ja eks selles mõttes ega ise sõitjana ma oleks täpselt sama teinud, et nagu viimase hetkeni võitled alati ja tegelikult Ott ka... Sa ei jõua ju mõelda, mis see reegel siis täpselt on. Tahaks ju
koondusalasse minna ja vaadata, mis edasi saab. Ja tegelikult ma sain selle info ka kätte, et see reegel tegelikult muudeti see aasta karmimaks, et see reegel ei olnud nii karm veel eelmisel aastal, et eelmine aasta seal võiski see väike kummiriba peale ainult olla, sa võisid sellega servisesse sõita, aga täna enam seda ei tohi, sul peab ikkagi ref olema terves tükis, võib katkisena peal olla veel, aga ta peab olema terves tükis peal. Nii et ja Ott ka mitu korda ei tegelikult ülesõidul seisma ja ma ühesõnaga jahutas refi või üritas seal kuidagi moodigi midagi hoida, et see refi jäänused seal viimased veel peal läks, seda lõpuks ei jäänud sinna peale ikkagi. Nii et ta ilmselgelt nägi nagu lõpuni vaeva selle nimel, et midagi sinna peale jääks ja võiks jätkata, aga no selles mõttes läks nii ja iga teine sõita oleks, ma arvan, täpselt sama teinud, mitte seda autot sinna ülesõidu tee äärde lihtsalt seisma jätnud, et ikka lõpuni välja proovinud pingutada. No meil on see reegel siin mustvalgel ees, see on siis reeglite raamatust 34.1.5, et teeosal, mis on avalik tee või siis katse stardis peab olema võistlusautol 4 vabalt pöörlevat ratast ja refi. Iga auto, mis sellele reeglile ei vasta, loetakse siis katkestanuks ja võimalik on siis ka kohtunike poolne lisakaristus, mille siis Ott nüüd värskelt on saanud. Kuidas see sõnastus siis varem võis olla? Ma ausalt ei ole selle lugenud seda reeglit, aga tõenäoliselt seda vana reeglit, just, et tõenäoliselt oli kirjas, et 4 vabalt veeruvat ratast peab olema ja refide koht oli, ma arvan, et oli siis seda, et peab olema kummi peab olema refi või välja peal veel. Kui palju seda pole nagu pole selles mõttes öeldud, täna vist kas oli, et peab olema ref peab olema ikkagi välja peal. Noh, et mis olekust võib ta olla tühi, ta võib olla katki, aga ta peab olema välja peal mingis olekus lihtsalt, et seda eelmine aasta tõenäoliselt seal lihtsalt kirjas ei olnud ja vähe karmim see aasta. No ajaloost me teeme igasid näiteid, kus on ülesõidul sõidetud 3 refiga, mis trikki 3 rattaga, ilma üldse ühe rattata just, et seda on päris palju olnud ja isegi kui me vaatame sinna 2000-ndate algusesse, siis on neid videoid päris palju, kus kaarlugajad ripuvad aknast välja, et üritavad tasakaalu kuidagi siis teisele poole autol rohkem saada. Mul tuleb silme eest, kas Ogier mitte Mehhikos või kes seal Mehhikos politsei poolt kõrvale võeti? Võt ma ei mäleta, ja siis pärast politsei eskortis teda veel hooldusalasse. Täitsa võimalik, et eks neid näiteid on päris palju tegelikult, et mis pulli tehtud on, et see on jah veidi selline, mida tõenäoliselt tänases maailmas enam teha ei võiks, aga kas sõita nüüd ilma refita see tundub selline asi, et veidi võib-olla on nagu lõhki aetud see kumm seal, et spekuleerinud, mis ta oleks võinud täna päästa, kui ta oleks saanud startida? Ega tal päästa? Tal oleks võinud maksimum 5. Ja ega tegelikult rohkem ei olekski jutta midagi olnud. Et ta ei oleks selle 5 kilomeetriga ennast top 10-sse sõitnud niikuinii, et no kui oleks veel eilse katse ka startinud, siis võib-olla ei oleks eks ta oleks suht piiri peal, aga potentsiaalselt ütleme 5 punkti oleks olnud nagu realistlikud, mida võtta. Igatahes läks siis sellega nii, nagu läks teist aastat järjest Ott Montes kahjuks 0 peal. Rovaniemisse läheb siis seisult, kus Ogiel on 30 punkti ees ja peab hakkama sealt vaikselt jälle tulema. No jah, ega selles mõttes, et pigem jälle nagu ajalugu vaadates, et kõigil tuleb hooaja peale kuskilt mingi nulliring, et ehk on see 1 nulliring Otile ja rohkem neid ei tule, siis pole absoluutselt probleemi, et pigem ju me teame, et see hooaja ütleme, et hooaja teine pool on eriti tugev Otil olnud ja loomulikult siin hooaja nüüd Monte järgselt on tegelikult selliseid rallisi, mis nagu Otil väga sobivad, et talvel ja lumel Peakrefiga on ju Rootsis võidetud rallid, nii et ma ei näe üldse mingit põhjust, miks tegelikult nagu praegu veel muretsema peaks, et kui me poole hooaja peal oleme ja vaatame punktitabelit, et siis nagu peaks võib-olla nagu rohkem mõtlema hakkama ja arvutama, aga täna nagu nii palju punkte on laual, et ei tasu nagu väga muretsema hakata. No just loodame, et see hooaeg väga ei lühene, arvestada ilmselt võib, et mõni etapp sealt vahelt ära jääb, aga see on puhas spekulatsioon, võtame päev-päevalt. Aga see polnud ainus asi, mis kohtunike tähelepanu juhtis Oti puhul, et
sai ka siis väikse 10, kas sai ta nüüd 5 sekundilise või 10 sekundilise, ega lõpuks vahet ei olegi? 2x5 äkki oli. Tema sai siis 2x5. Seal sai terve hunnik tegelasi, sai seal 5 sekundilisi karistusi. See oli siis reedese 3. ja 7. katse eest, kus siis ühte kurvi kiputi väga julmalt tegelikult ikkagi lõikama. Otist on video ka üleval, teisi saab vaadata sealt WRC plussist onboardidest. No Rompera ise sai 10, tal oli veel 10 all. Neville sai 5, Sordo 5, Mikkelsen 10, Greensmith 10, Formeau, Camilli, Solberg, Pulas ja Lube ja see nimekiri veel jätkub, et mis minul kõige rohkem küsimusi tekitas, et jah, karistusi võib määrata selliseid, aga see toimus reedel. Kui meil oleks 10 sekki nüüd enne punktikatset Ogier ja Evansi vahe olnud ja ütleme, et Ogier oleks ka sealt 10 sekki saanud, et see oleks nüüd enne punktikatset siis teada antud, et kuule, et tegelikult on seis hoopis selline. Et mis see terve reede ja laupäeva seal tegid siis? Just see tegelikult ikka peaks nagu päeva lõpuks need trahvid olema väljas, et reedeseid trahve pühapäeval jagada tundub nagu eriti veider ja väga vale, et sõitjate strateegiad on nagu võib-olla see muudaks oluliselt, mida tehakse seal rajal, et ja see tuli isegi minu arust 12. ja 13. katse vahepeal täna, et ma ei tea, mõnel mehel võiks olla, kuule, sa sai 10 sekki karistust, mille eest? Jaa. Ei, see on veider ja, et päeval saadud trahvid ikka peaks olema päeva lõpuks välja antud, et päris nii ei käi, et ikka ülejärgmine päev need trahvid võiks väljas olla, et see on tõesti veider. Aga see olukord ise, kui rallisõitjana ise nagu selles olukorras oled, kus sa lähed parem-vasak kurv ja sa näed, et vasakut kurvi on lihtsalt tõenäoliselt kõik autod ees lõiganud, sest nagu tummine rada jookseb see ees. Ma saan teile arugi, et kus see tee läheb. Sest et sa tõenäoliselt asfaldi osa sa ei näegi enam, sest kõik on lasknud sealt muru ja muda pealt. Esimene katse pimedas ka veel. Jaa, et selles mõttes see ega ma ei tuleks selle pealegi, et ma sinna asfaldi peal üldse ronima hakkaks, sest mul on oluliselt loogilisem, lihtsam sõita mööda teiste autode joont, mitte minna sinna asfaldi peale, kust tõenäoliselt sõitsid mõned üksikud autod ainult ja seal on oluliselt libedam. Ja kui hunnik autos on ees läinud, miks mina ei lähe siis? Loomulikult ma lähen sealt, kus sa näed selget joont, et paarkümmend autot on läinud. Aga üldiselt, mis ma ise sellest tänasest päevast ja üldse WRC etappide pühapäevadest arvan, on see, et ega ma tavavaatajana ei oleks seda vaadanud, see oli nii igav. Need vahed olid seal juba suured ja selged. Okei, see Rompera refi purunemine oligi ainuke kõige dramaatilisem asi seal üldse. TV6 rallistuudios räägiti ka, et seda viimast päeva kuidagi põnevamaks teha, anda kas või viimasel päeval seal kiiruskatse võitudes ka 1 punkt. Võib-olla siis mehed pingutaks rohkem. No see on seda, mida meil arutasime. No me arutasime seda, et iga katse võidu eest anda. Aga kui teha ainult viimasel päeval. Jaa, see on väga mõistlik. Ma olen väga poolt, et pühapäevasel päeval võiks iga katse eest saada punkti. No potentsiaalselt 3 punkti saaksid juurde. Või siis teine variant pühapäevaste katsete eest kokku. Et kus sa oled siis pühapäevaste katsete arvestuses. Väga mõistlik, nii peakski olema, sest pühapäev tihti peale kipubki igav olema ja ma ise ka ei ole, ma ütlen ausalt, ma ei ole nii suur rallifänn, et ma viitsiks pühapäevaseid katseid vaadata. Ma arvan, et ma ei tee seda väga mitte kunagi. Praegu ma tegin, et asjaga kursis olla, aga üldiselt ma ei tee seda. Ma vaatan tulemused ära ja seal, mis seal ikka toimub? Et kui sa juba aegadest näed laupäeva õhtul ära, et minut, siis ega seal ei ole tõesti midagi suurt vaadata. Väga huvitav oleks tegelikult teada neid TV3 spordi vaadatavuse numbreid. Ma võin enda blogi pealt küll öelda, et seal et Ott oli ka väljas, aga huvi oli ikka kordades madalam kui neljapäev, reede, laupäev. Et ma loodan, et kunagi Kalev Kruus ka oma numbrid seal avaldab, kuigi müts maha väga head tööd tegid kogu selle rallistuudioga, ütleme, et välja, et meil on TV3 ja TV6 on nüüd selle hooaja Eesti ametlik ülekandja ja väga palju nurinat on siin küll olnud, et TV6 näeb tihti ainult seda stuudiopilti ja siis tasulistel kanalitel on TV3 sport, et tuleb maksta ülekannete eest, aga kuulge sõbrad, et
vaadake natuke numbrite taha, palju need ülekanded nagu reaalselt maksavad, et see summa, mis vaataja peab selle kanali eest välja käima, ei ole isegi kopikas, see on mingi pool kopikat selle kõrval, et mis sa selle poleemika kohta ütled? Ma ütlen seda, et kõik, kes vinguvad, et WRC Plus on kallis, kes Twitchist vaatavad laivi, see on täiesti jube. Kui sa oled selle spordifänn, siis... Kas mitte Rovampere Twitchi kanal vist ei näita selle üle või? On see nagu väga lubatud minu arust? Ma ei tea, kas Rovampere Twitchi kanal näitab, aga see on selles mõttes, see on... selles mõttes, kui ma olen millegi fänn, siis ma tahan panustada ka sinna, et vähemalt, ja kui ma sinna ei panusta, siis mul pole ka sõnaõigust öelda midagi üldse selle asja kohta ja vinguda. Ja sama on TV6 sport või TV3 sport, mis ma täpselt ei ole kursis, ma ei ole veel vaadanud, aga ma olen kuulnud, et Kalev Kruusi kommentaarid on alati ägedad, et ma kindlasti vaatan seda järgmine kord. Et täna veel stuudios perekond Murakad ja Urmo Aava ka 2 viimast päeva, et... No see on ju kuldne kampatna, et sealt vist paremat seltskonda kokku ei saa panna, kes nagu rallid kommenteeriks, et kindlasti väga lahe vaatamine ja juba ainuüksi nende kommentaaride pärast, et see tõenäoliselt selle telekanal on selle sisseostmisega miinuses. Ma ei usu, et see projekt nagu, kuna need summad on tõesti meeletult suured. Ma ei usu, et see Betsafe jõuab seal nüüd kõike kinni. Just, et nüüd publik natuke maksma peab või fänn peab natuke maksma sellest, et ta näeks sellist sisu igat katset laivis, see on väga mõistlik. Peabki maksma selle eest, mis tundub ebareaalselt hea. Aga vaatame tootjate punktitabelit ka korra, et Toyota siis nagu Latvala seal lõpuintervjuudes ütles, et võttis ikka totaalselt maksimumi. No tootjate arvestusse läheb ju 2 parimat tulemust ja seekord läks ka veel punktikatse tulemused, sealt veel eriti suur võit, punktikatselt siis kaksikvõit ja üldiselt ka kaksikvõit, 52 punkti Toyotal ja Hyundai 30-ga, 22 on siis juba vahe pärast esimest etappi. Adamo ei tohiks väga õnnelik olla? Kindlasti ei ole õnnelik. Minu meelest ta poleks õnnelik ka, kui nad juhiks praegult. Minu meelest ta leiab alati põhjuseid, miks mitte õnnelik olla. Ja kui ta on õnnelik, siis ta on väga õnnelik. Et siis ta lausa nutab. Ja just. Et ta on selline huvitav ja põnev karakter. Tõenäoliselt Latvala kõrvale, tema kõrval on nüüd ka päris huvitav karakter, et Tomi Mäkinen tiimijuhina oli pigem igav. Aga Latvala sinna kõrvale, no me kõik teame, milline Latval on ja milline analüüsija ja mis igasuguseid kommentaare ta kuskilt leiab, nii et las ta natuke seab sisse, küll ma arvan, sealt hakkab ka päris pärleid tulema. Aga ei selles mõttes, et Toyota ikka domineeris seda, siin ei ole mitte midagi öelda, domineeris täiesti seda rallit ja ilmselgelt täna Adamo ei saa mitte ühtegi pidi õnnelik olla. Ei tohikski olla. Tulemus on pigem, ütleme, ikkagi kehv. Ja ma ei tea, Arktikus peab paremini panema. Mille arvele sina kirjutad siis selle Toyota kiiruse Monte Carlos nüüd nende aasta mudelitega? Suht keeruline on seda öelda ausalt öeldes, et ega ei ole, ma ei tea, eelmine aasta kas oli sellist domineerimist tegelikult, ei olnud. Ma ei mäleta, et Toyota oleks nagu reaalselt domineerinud lihtsalt Monte Carlo rallit. Et me oleme seda ilmselgelt näinud, ma ei tea, Soomes või kus iganes, aga nagu Montes ei ole näinud ja kus see tuleb, no tõenäoliselt midagi on siis paremini tehtud. Autoseadistus, aerodünaamika, mingid asjad, mida meile ei hakatagi kunagi rääkima. Jah, ja nagu sa panid just tähele ka tegelikult ralli avamisel, Östberg kommenteeris seal Toyota rattanurka silda ja täpsemalt rattanurka, jah, et see on nagu põnev, et pole näinud sellist ju siis, mina täpsemalt nii detailselt pilte näinud ei ole, aga ju siis seal on midagi, mis on teistmoodi. Ja midagi peab seal hästi töötama. Ja loomulikult sõitjad on ulme head, et selle kohta ei saa ka midagi öelda, aga ainuüksi sõitjad seda ka ära ei teeni. Ja saame siis õigesti aru, et Hyundai pidigi kombineerima nende varuratastega, et autobalanssi kuidagigi hoida? No selline mulje jäi küll kommentaaridest, et
Ja seda tõestab, nii-öelda fakti kinnitab see, et kõik sõitsid ühe varurattaga ja et 2 rattaga see auto lihtsalt oli niivõrd ebamugav sõita. No täna oli juba 2. Täna oli 2 ja, et täna ei olnud muud selles mõttes valikut, et tire fitting zone'i polnud esiteks ja olud olid sellised, et see nael lihtsalt põhimõtteliselt kulus ära seal, et pidi 2 ratast, et saaks ümber visata vahepeal. Muidu oleks lihtsalt liiga libe lume peal olnud. Aga ja, ega täna ka ju, kas tänane Vill pani tänane Vill pani päris häid katseaega kohati minu meelest. No kui päeva lõikes vaadata, siis Vill on terve päeva lõikes teine ja kaotab 4,7 sekundit Ožeele vaid Evans 3, Sordo 4, Gräzin 5. Väga äge. Ja, mega äge. Et sellepärast ma arvan, et mu ühed lemmikud, ma ei ole see vend, kes nagu kõiki rallisi vaatab, kõiki katseid laivis alati, aga kindlasti nagu Monza rallid ja nüüd Montet. Ma vaatasin kõik katsed ära laivis ja see on meeletult põnev ja teine asi, miks see nii põnevaks läheb, ongi see, et R5 autod suudavad seal sõita selliseid aegasid ja vaatad juba, et katsevõit on tulnud ja siis vaatad tagant, keegi R5-ga tuleb ja paugutab sellise aja, et mega põnev ja hea meel Gräzin üle ka, et eelmine aasta Hyundai'ga oli tal päris keeruline, et äkki nüüd oma vana tiimiga ja Volkswageniga saab kuidagi paremini. Kui nüüd tõmmata joon alla sellele Toyotale, Monte Carlo rallile ja vaadata ette Rovaniemi ralli poole, mis juba veebruari lõpus 26.–28. toimub, siis ega seal vist selliseid asju ei hakka nägema, et R5-d seal pikkadel sirgetel hakkavad WRC-ga ridda pisma? Kindlasti mitte, et see ongi, nagu me tegelikult nägime Monzas ja Montes nüüd nägime, et ega muudel rallidel seda nagu tihti peale ette ei tule, et on küll jah üksikuid katseid, selliseid linnakatseid, nagu öeldakse Mikiire katsed, väiksed lühiksed, kus R5-d saavad võidusõita WRC autodega, aga ega tegelikult nii-öelda korralikul rallikatsel seda ikka ei juhtu. Nii et see on jah mõne ralli eripära lihtsalt. Aga ei ole meil kahjuks veel Arctic Rally Soome bulletääni ega ajakava ja ei ole ka vist registreerimist veel avatud. Mida me selle ralli kohta teame? Milline see ralli tuleb? On see üks ühele sama, mis just nüüd eelmine nädalavahetus sõideti või ootavad seal ikkagi mingi muudatused ees? Mis sa kuulnud oled? Üks ühele ta kindlasti ei tule. Aga ma arvan, et kilomeetrit me juba teame, kilomeetrit on 260 ja 10 katset. Ja. Et katsepikkused on sellised Arktikule kohased, et Arktik rallil on ka olnud sellised, ütleme, circa 50 kilomeetriseid katseid, et sellised pikad katsed on tavaliselt seal kiired katsed ja väga kitsad enamasti, sest lumevallid on seal ikkagi kohati üle autokatuseni, et ma arvan, et sellist talverallit, mida me nüüd... Sellist lumepuudust ei tohiks olla? Ei, seal on vist ikka liiga palju seda pigem ja meeletult külm on seal. Nii et sellist talverallit, ma arvan, mida me nüüd järgmine kuu näeme, et sellist talverallit pole ikka väga ammu WRC kalendris näinud. Äkki nii külma rallit polegi kunagi olnud? Nii põhjas pole ju MM-rallit on? Ei ole, et ega ma seal Rootsigi... Mis autoga teeb? Mis ta ikka teeb, et küll see auto sõidab. Et kui õlid ja asjad hommikul käima ei lähe? Ma ei usu. Ma arvan, et ikka need tänapäeva autod lähevad käima ilusti, et aga õlid soojaks ja küll siis see kõik toimib, et külmana loomulikult kõik on jäik ja vedrustus on jäik ja see auto ei taha mitte mingit pidi, ütleme, liikuda siis kere just, et aga kui auto selles mõttes juba soojaks saab ja ülesõiduga esimesel katsel siis pole enam hullu, pigem on see seal sõitel jube külm autos olla, et seal küll autos väike puhur on, mis sooja puhub, aga ega see seda üleliia soojaks ikka ei puhu. Ja naljatamisi võib seda ka nimetada ka ju Rovanperä Niemi ralliks, et seal on Kalle ju favoriit number 1. No kindlasti. Ma julgeks kindlasti Rovanperä võitu seal panustada. Teemu on ka tegelikult veel MM-sarjas olemas, et oleme vist täiesti ära unustanud. Katkestas siis Monte Carlos ja vajus vähemalt selleks nädalaks unustuse hõlma ei tulnud teda kordagi enam jutuks, et kui tugev Teemu võib talverallil olla?
ma arvan, et Teemu on väga tugev sõitja ja seda näitas ka Monte esimene katse. Nii palju, kui neid aegasid saime, et ta oli selles mõttes katseliider. Ta on väga tugev sõitja ja ta on ka, ma arvan, Arktikus kindlasti kiire. Ma nüüd ei tea täpselt selles mõttes, et mida selline avarii esimesel katsel mentaalselt sõitaga teeb konkreetselt siis Teemuga. Et teist korda ta seda endale lubada ei saa ja tõenäoliselt ta teab väga täpselt, et ta ei saa üldse endale välja sõitu lubada enam. Nii et ma arvan, et sõidu poolest oleks ta võimeline seda võitma kindlasti, aga ma arvan, et natuke peab peaga sõitma seekord. Aga selge, loeme selle ralli nädala lõppenuks ja kutsume teid kindlasti lugema meie järelkajasid, mida Jaan Martinson kirjutab ja täna Delfis ka kindlasti erinevaid järelkajasid just tuli sisse Hyundai pressiteade ja kindlasti sealt saab Adamolt nii mõndagi noppida ja oleme siis 6. käigu saatega tagasi veebruari lõpus. 26. 28. veebruarini toimub Lapimaal Rovaniemi ralli. Esimest korda MM-kalendris. Ootame põnevusega. Aitäh sulle, Roland, et said selle nädala meiega veeta ja loodame sind ennast ka varsti rajal näha. Kui mitte rajal, siis siin samas stuudios. Just nii. Aitäh vaatajatele, kena päeva jätku. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.